Sissejuhatuseks tahaks nüüd teada, millal viimati külalised käisid. Millised külalised? No... Need tulnukaid. Ega ma ei tea, nad võib-olla käisid eile õhtulgi. Kus ma seda tean? Aga teadaolev külaskäik, millal see võis olla? Oi, teadaolev külaskäik. See oli siis, kui sõbratar nägi neid siin. See oli möödunud sügisel, viimane. Kas see oli see aeg, kui juba nende ilusale augule oli mitu koormat mulda peale aetud või oli see ennem? Ega nad selle ilusa augu kaudu ei tulnud, nad tulid ju garaaži tunnelist. Ja siis oli see tunnel veel lahti. Kas keegi nägi, et nad just tunnelist tulid? Ei, aga me arvame neid, et nad tulid tunnelist, sest et niipea, kui see tunnel sai kinni aetud, nad rohkem ei tulnud enam. Praegu ma vaatan Jüri Lauliku nägu ja tema ei saa absoluutselt mitte millestki aru. Ma arvan, vist peame algama päris algusest, et natukenegi loosse selgust tuua. Oi, kas teate, et ma olen seda lugu rääkinud 4 aasta jooksul? No ma ei või öelda 20 korda vähemalt. No siis on hästi selge. Kui mitte rohkem, aga läheb juba pika peale segamini, kõige hullem on see. Nii, see oli aastatel umbes 67, 68, 69. Vaat mitte täpselt ei mäleta. Abikaasa kaevas kaevu. Ja naabrimehega kaasse tegid, tema oli all ja naabrimees võttis siis vastu sealt selle liiva ja kõik, mis sealt tuli välja alt kaevust. Ja siis oli lugu nii, et äkki ta tuleb üles, mina olin lastega kodus, lapsed olid pisikesed ja tuleb üles, ütleb, et vaat ongi kõik rohkem edasi, ei saa, kivi on ees. Mõtlesime, et nüüd on küll hull lugu, nii palju kaevatud, see oli midagi 6,5 meetrit umbes või 7 meetrit. Et nii palju on kaevatud, et mis nüüd teha? Ta ütles, et ma siiski lähen proovin veel, et kuidagi õnnestub kivi kõrvalt. Ta tegi selle, mismoodi nimetatakse seda masinat, mis tot läheb põhja. No. Me ikka need asfaldimehed teevad kompressoriga, no nii. Ja läks siis sellega uuesti proovima ja tuleb natuks ajapärast, ütleb, tead, katki sain. Et see ei olegi kivi, vaid on mingi missugune metall. Nüüd ta korres seda metalli, see läks nii ilusasti puruks, tähendab nagu suured tükid, nagu muust nagu peopesa suurused tükid ja tõi need siis sealt kaevust üles, terve selle suure veeämbri täie. Sai need tükke. No vaatasime ilusad tükid, jah, peegelsiledad särasid niimoodi nagu hõbe. Ja tähendab, pealmine kiht oli täiesti peegelsile ja alumine kiht oli nagu valatud, teate, niisugused väikesed, niisugused väiksed tilgaksed, nagu oleksid all olnud. Ja siis oli lugu nii, et me vaatasime, imetasime kõik, no me ei osanud ju keegi midagi arvata, et siin võiks olla tegemist mingisuguse väljast kusagilt, ütleme, kosmosest tulnud metalliga, eks ole, me ei tulnud selle pealegi üldse. Ufod siis nii moes ei olnud ju veel kui praegu. Pärast seda hakkas tulema ka kohe vesi ja kõik oli korras. See kaev oli tõesti meil võrratu kaev sellepärast, et ta oli kogu aeg vett täis. Ka siis, kui oli 3-4 kuud täielik põud, mitte üks tilk ei olnud vett, meil oli ikka 9 nõngast vett. See vesi oli väga hea. Pärast öeldi meile küll, et ei oleks tohtinud seda üldse juua, kuna see olevat ülikiiritatud või mismoodi see vesi oli olnud. No jumal temaga. No nii, tore. Ja siis nüüd oli niimoodi, et abikaasa, kes tolle ajal laulmas Tõnpo meeskooris ja seal oli tal üks geoloogis sõber ja tema võttis ühe tüki kaasa ja viis sellele sõbrale. Näitamaks, et näe, mis ma leidsin. Üks tükk jäi siis meile ja siis, kui ta hakkas kaevu täitma ülejäänud, ta viskas kõik sinna kaevu täiteks tagasi ümber ringi. Sellega lugu tookord lõppes sellepärast, et me kõik unustasime aeg-ajalt ära selle metalli üldse. Ja siis me elasime veel väikses majas, meil oli väike maja siin taga ja siis sai see suur sai valmis. No ja siis oli lugu nii, et see tükike, mis meil oli, see ka vist arvatavasti kadus selle kolimisega kuhugi ära. Nii et meil faktiliselt mul ei ole seda tükki nüüd rohkem üldse pärast seda olnud, kui ma seda nägin abikaasa käes ja kui see seal ämbrisse pani need tükid kõik. Kas te ei arvanud, et see võib olla väärtuslik metall? Mitte midagi osanud mina arvata. Mina tean metallidest üldse midagi ja kõige vähem veel seda, et niisugune väärtuslik metall võiks olla meie maa sees siin. Või keegi ei osanud arvata. Isegi kaasa mitte, tema ameti oli niisugune tehnika inimene rohkem ja teadis neid asju. Ja sinna paika see kõik jäi, kui 86. aastal sõitis äkki ühel hommikul must Volga ilusasti ukse ette. Abikaasa oli siis juba halvatud, tal oli 82. aastal oli tal insult ja see pani ta 6 aastaks pikali. Ja sõitis siis üks must Volga ukse ette ja tulid välja 3 meest. Üks oli härra Parve, nüüd on tema juba surnud.
ja siis oli veel 2 meest, keda ma ei tundnud ja nimesid ma kahjuks ei mäleta. Ja ütlevad mulle niimoodi, et me tulime selle metalli pärast. Mina küsin, mis metalli pärast? Mitte midagi enam ei mäletanud ju. Ja kujutage ette, eks ole, 68 või 9 ja 86. See on ikka tükk aastad, eks ole, edasi. Vaat, et nüüd ja siis hakkas see härra Parve hakkas rääkima, et see killukene, üks nendest killukestest, see tähendab see, mis anti selle geoloogist lauluvenna kätte, see kild jõudis nüüd Moskvasse. Mingisugusesse Kuu-uurimise instituuti olevat jõudnud ja nüüd tahavad Moskvast tulla inimesed siia, seda vaatama, ühesõnaga seda kogu seda olukorda siin. Mul on üks küsimus. Kas kuni selle 86. aastani, tähendab, teie elu ei olnud kuidagi häiritud? Absoluutselt mitte. Ega mu elu ei ole pärast ka olnud häiritud. Need on just lõbusad seigad, mis pärast on tulnud. No nii, ja siis oli niimoodi, et aprillis 86 härrased tulid siia. Oli neid kokku 11 meest. Ilmatu suure bussiga tulid, sõitsid siis siia haavi kohe laginaga ja siis tuli välja üks väga kena ja soliidne härrasmees, härra Djev, ja ütles niimoodi, et tema proovib selle metalli tõsta ülesse, ilma et maad üldse kaevaks lahti. Et temal on niisugune aparatuur olemas. Nemad tulid seda asja vaatama, et tahavad aiast tõsta selle ülesse, selle osa. Noh, hästi, proovisin mitu tundis, mind aeti ka koeraga välja majast, jalutasin siis 4 tundi väljas tänaval. No kus nad selle koha avastasid või üles leidsid? Mul on tunne, et nad tunnetasid. Sellepärast, et nagu ma kuulnud olen, olevat see Djevk olnud väga tugev sensitiiv ise ka. Nii et küllap ta siis tundis. Siia nad tulid ja no nad kohe muidugi ei hakanud seda asja tegema, nad istusid ennem siin toas ka ja ajasid juttu ja... Mismoodi see tõstmise aparaat välja nägi? Ei tea. Pole näinud seda, minule ei näidanud, see oli bussis sees. Selleks palutigi ära minna? Ja, see oli bussi sees see aparatuur. Väga külm oli tol korral väljas nagu ja ma isegi tegin neile vahepeal sooja kohvi. Käisin sees siin veel tegemas, küsisin luba, kas ma tohin tulla sisse, et ma teen kohvi ja siis nad võtsid mul kohvi ka niimoodi bussi ukse peal vastu, et mind bussi sisse ei lubatud. No aga nad ei saanud seda tõsta ülesse. Seda metallitükki sealt, mis aias on. See ufo, mis siin maa sees olevat, see koosneb 2 osast. Väiksem osa on aias ja suurem osa on siin, kuni kaevuni, eks ole, selle meie maja all just. Me oleme just selle suurema tükki peal. Kui suur see tükk umbes on? Seda sain ma teada alles järgmise suve, kui laboratoorium tuli sisse 2 nädalaks. Ja need tegid mõõtmised ära, siin oma mõõtmised. Ja siis ma sain teada, enne ma varem seda suurust ei teadnud. Ja nemad ütlesid niimoodi, et see aias olev tükk pidi kaaluma 43 tonni. Seda nad tahtsid muide tõsta välja, seda 43 tonnist tükki. Ja nad ütlesid, Jeev ütles veel niimoodi, et kui muidu ei saa, ta tõmbab tankiga välja. Ma ei tea, mismoodi ta seda ette kujutus endale, aga hea küll. Ja see tükk, see suurem tükk, see pidi kaaluma üle 2080 tonni. No vaat, ja siis ta proovis seda välja tõmmata, ei saanud muidugi, ei allunud. Ja ta ütles, et ei saa, et paistab, et on liiga sügaval maa sees. Aga tal olevat õnnestunud 1-2-3 kuud ennem seda, kui ta tuli siia seda aprillis proovima, olevat õnnestunud Valgevenes. Mingisugused, mina ei tea, mis metalli lademed seal maas olid olnud ja ta olevat tõstnud selle üles. Seda rääkisid mulle need teised temaga kaasas olevad mehed. Nii, ja siis nad läksid minema. Ja suvel tuli siis laboratoorium siia, laboratoorium siis tegema mõõtmised ära ja mina küsin veel härra Viidingul, Viiding on ka surnud kahjuks juba, tema oli see Geoloogia Instituudi asepresident, kes siis seda asja siin kõike juhatas nagu meiepoolset, et kas nad talvel tulevad siia, ta ütles, ei tule, mitte mingil juhul. Ma sellepärast küsisin, et mul oli ikka väga palju ilusaid lilja ja see ma oleks tahtnud vähemalt need lilled kõik enam välja võtta ja mujale panna kas või. Asja nendest põõsastest ja puudest, nüüd saab jälle uued. Mis nad pidid siia siis tulema? Kaevama, jah. Ja siis läks mööda, see oli siis aprill, suvel oli laboratoorium siin ja siis tuli talv. Kõik oli rahulik, vaikne, keegi enam ei tülitanud. Ja siis oli niimoodi, et veebruarikuus, ma väga hästi mäletan tähtpäevale, miks? 10. veebruaril. Sellepärast, et Virgo sünnipäev oli, kaasa sünnipäev ja ma just tahtsin minna linna torti tooma. Sõidavad nemad mul ilusti korralikult oma autokesega kohale, nemad tulid kaevama. Ühesõnaga ette valmistustöid tegema kaevamiseks. Kas nad on alati tulnud siis ilma ette teatamata? Jaa, ega nemad ei ole ette teatanud.
ja Mitte kuidas nad on tutvustanud, kes nad on või kus nad pärit on või kus Moskvast nad töötavad? Moskvast ja mingisugune instituut oli Valna või midagi taolist seal, mis alla nad kuulusid ka, see Jeev. Igal juhul olid nemad siis sama salajased kui see objektki. Jah, mitte väga, sellepärast, et nendel oli meie ministrite nõukogu saatekiri kaasas Bruno Sauli loaga. Tulid nad siia, ega nad ei tulnud niisamuti. Ega nad kohe kaevama ei hakanud, sellepärast, et neil ei olnud millega kohe kaevatama. Aga oli külm talv. Külm oli küll, jah. Lumi oli ja mina veel ütlesin Jejevile niimoodi, et miks te talvel tulete kaevama, et maa on külmunud, paks lumi ja see ongi parem, siis ei ole seda varisemisohtu nii palju. Paar-kolm päeva läks neil nii-öelda, nii tehnika muretsemiseks, kopad ja kõik niisugused asjad, muidu nad ei saanud ju kaevama hakata. Ja see kaevamine toimus siis umbes 4 või 5 päeva. Jõudsid aias kaevata 10,5 meetrini ja siis kopp rohkem ei võtnud enam. Nad proovisid labidatega, mul vanem poeg oli ka siin, natuke aitas neid ja tema ütles ka, et niisugune tunne, et kui nad labidaga lööd, et kõik kõmiseb all, et nüüd kohe, nüüd järgmise labida täiega me jõuame selleni välja ja vaat mitte ei jõudnud. Ja pärast on need sensitiivid rääkinud mulle, kes on minu siin külas käinud, mul on neid väga palju käinud, rääkisid niimoodi, et ta pidavad minema eest ära, et ega nad ei saagi kätte seda. No, kuidas ta läheb selle, see on omaette kummaline, sellepärast ta pidi nagu siksakis minema, mitte otse alla, aga vasakule ja paremale ja vasakule ja paremale niimoodi. No ei tea. No mina käisin ükskord teie majas siis mööda, kui veel hoovis ilmatusuur auk oli. See oli ikka nii, et terve aed oli teil. Suur auk maja kõrvalt. Mul oli järv ja siis kui küsiti, kõik küsisid ümber kaudsed, mida ma teen, vaatsin, ma ehitan endal basseini, kevadel on nii tore ülevat teise korruselt alla hüpata. No lõpus 10,5 meetrit sügav ka, võib ju hüpatagi, eks ole. Aga kas muidu naabrid teadsid, mis tegelikult siin toimub? Teadsid küll, jah. Ega ma ei salanud ja mulle öeldi niimoodi, et ei ole mõtetki salata. Pärast tuleb niikuinii välja, mis on. Ja kas see vastab tõele, et kõik, kes siin on ehitanud, on siiski maa seest leidnud midagi kummalist sellist, mida nagu igal pool ei leidu? Te mõtlete neid metallitükke? Jaa, neid leiti palju siin. JF viis ära ise siit üle 100 kilo. Aga need ei ole need õiged plaaditükid. Need ei ole need. Need pidid olema need, nagu nad ise ütlesid, et see UFO koosnes 2 osast, ülemine osa ja alumine osa. Ja siis need vahelülid, mis ühendasid ülemist ja alumist. Vaata, nende tükke nad leidsid. Ja neid on siin palju olnud, jah, need on nendel ka ikka mõned tükid veel tagavaraks. Aga see päris õige on siis ikka siin teie hoovis, jah, mulla all? Pidi olema. Ma ei tea, aga pidi olema. Aga tähendab, meestel oli ikka ettekujutus olemas, mida nad otsivad ja missugune see välja näeb? Jaa, muidugi, DF joonistas mulle siin isegi välja selle kuju, missugune ta peaks olema ja missugune ta tema arvates on. Ta hakkas kaevama ju kanalit garaažist alla 8,5 meetrit. Seal kaevati kanal, eks ole, garaažist, kuna tema arvas, et selle koha peal peab olema selle alumise, selle suurema UFO uks, kus kaudu tema tahtis minna sinna sisse. Paistab, nagu nad oleksid eelnevaltki neid välja kaevanud, sarnaseid objekte. Seda ma ei oska öelda, sest nad on üldse niisugused inimesed, et ega nende käest ei maksa midagi küsida. Mina harjusin juba sellega ära, kui nad siia olid, nad olid ikka mitmed korrad siin. Harjusin ära, et ma ainult kuulasin, mida nad rääkisid ja ega ma kõigest aru ka ei saanud. Seda tehniline jutt on ka ikka mõnikord niisuke, mida ei jaga ju üldse. Kuulasin, mida nad rääkisid ja ei küsinud. Talletasin selle lihtsalt natuke endale mällu. Sest nad ei vasta midagi, kui küsid. Kas nad rääkisid ka midagi nendest, kes seal UFO sees peaksid elama või elasid? Jaa, rääkisid küll. Nad arvasid, et tegemist on ainult robotitega. Et vaevalt, et seal keegi enam elus on. Et robotid on lihtsalt ja need robotid on programmeeritud igasuguse sissetungija vastu. Sellepärast, et üks nende poistest sai ju viga seal all garaaži kanalis. Teda ju, nagu meie ütleme, tulistati. Sest tema sai endale 4 risti rinda. Teate, tulistati niimoodi, et 1, 2, 3 ja 4 kokku nagu moodustas ühe suure risti. Need olid niisugused ristid, mitte verised haavad, ei. Niisugused nagu tumedad, niisugused pigmendilaigud, niisugused tumedamad laigud. Need kadusid ära muidugi paari nädalaga. Aga te oma silmaga nägite neid? Mina nägin neid ja see on pildistatud ka Jevil, on kõik see materjal olemas. Jevil on väga palju fotosid.
ja mida JF veel ütles selle metalli kohta oli see, et ta tegi väga palju suurendusi ja ta ütles niimoodi, et see metall on elus. Elab mikroskoobi läbi, ma ei tea, 1000-kordse suurendusega või kuidas. Mina ise pole näinud, ma ei oska ütelda. Ja nüüd ärge nüüd mõelge nüüd niimoodi, et ma nüüd olen ei tea kui vaimustatud sellest JF-ist ja tema jutust kõigest, et aga ma lihtsalt ainult räägin seda, mida tema rääkis. Ja sellepärast ta ütles ka, et seal all võivad olla ainult robotid, kes lihtsalt on programmeeritud meie vastu, kui me läheksime neid tülitama. Eelnevalt oli juttu, nagu nad ikkagi oleks külas käinud, ega need robotid, kes sisse ei lase ise välja ka ei peaks tulema. Teate, lugu on nii, et mina ei ole ju näinud neid ise siin liikumas, aga ma olen kuulnud samme, uksed lähevad ise lahti, läksid, enam ei lähe. Läksid kinni ja lahti, tuli läks ise põlema, ka sellisel juhul, kui mul üldse ei olnudki juhe seinas. Ja seda ei näinud mitte ainult mina. Siin nägite, me istusime ümber laua ja äkki tuli põlema ja oligi kõik kustus ära jälle. Ma tõusin püsti, hakkasin vaatama, et miks ta põlema läks, et kuidas nii, et praegu on ju valge ja tuli läks põlema ja mul pole isegi mitte seina sisse pandud seda lülitit. Ja siis oli niisugused asjad, et mul on näiteks seal all keldris on, eks ole, kus on üks esimene ruum, kus saab sauna minna ja siis kütteruum. Ja esimesse ruumi need venelased, kui nad läksid ära, nad jätsid suured pappkasti täied igasugused rasked kive. Ja jätsid need sinna esimesse ruumi. Ja garaažis oli see kanal oli veel kinni ajamata, ta oli vett täis ja see vesi ajas vett üle, nii et jooksis nagu see vesi siit teatud määral ka sellest esimesest ruumist läbi drenaaži. Ja siis oli niimoodi, et ühel hommikul läksime siis kütma miniaga koos alla ja siis üks väga suur pappkast oli toodud kütteruumi suurte kividega, ümber valatud sinna ahju ette täiesti. Ja kusjuures see pappkast oli kuiv. Oleks ta veetud mööda maad olnud, ta oli vahepeal vesi, sest ta märg täiesti kuiv oli. Ja me nägime miniaga suurt vaeva kahekesi, et neid suuri kive sinna tagasi pappkasti saada ja saada sealt eest ära, et saaks kütmiseks ahju juurde minna. Nii keegi pidi ta sinna vedama, eks ole, aga kedagi muud peale tema ja minu ei olnud ja väike poiss ja see oli aastane, eks ole, tema seda ei lähe tegema ja koer ja kass, eks ole, ei tee ju midagi. Aga koer muutus küll väga rahutuks kogu selle jutu peale. Tema oli rahutu, jah, ta on praegu ka nagu rahutu võitu, aga kes teab ju, mida tema tunneb. Ei, kevad ka, jah, seda muidugi, jumala, see mõjub kõigile rahutust tegevalt. Ja siis, aga eks temale mõjuvad muidugi kõik see sensitiivid vähemalt niimoodi räägivad, mina ei oska muidugi öelda selle kohta midagi. Et koer tunnetab nagu rohkem? Et koer tunnetab, jah. Ja siis, mis siis veel on olnud? Oi, siin on nii palju käimisi on, nii palju samme on. Üleval korrusel, me istume siin all toas, üleval korrusel liigutatakse laudu ja toole ja käiakse mööda tuba ja sellega me harjusime täiesti ära, me teadsime, midagi halba ei olnud. Ja koer ka ei hakanud haukuma, ta ainult vaatas ülesse. Niimoodi tõstis nina ülesse ja vaatas üles poole. Aga kas te ei kartnud, et teie tervisele või elule või ei, halvasti mõjud? Ei, üldse mitte, sellepärast, et siis oleks mõjunud varem juba. Ei. Aga nii palju mul tuli praegu meelde, nii palju JF mulle ütles, kui ta tuli siia esimest korda, kui ta tahtis seda üles tõsta maast, aga ta ei saanud, ja ta oli pärast ära natukene aega oli keldris. Tuli üles ja ütles niimoodi, et teil oli siin väga raske haigust tekitav kiht maa sees, aga et ma panin tema kinni ja mina küsisin, mismoodi kinni. Ja tema ütles, et ma vahetasin poolused ära. Et nüüd ta hakkab teile ainult head tegema, et ta mitte enam halba teile ei tee. See oli niimoodi, 27. jaanuari hommikul paar aastat tagasi algas mingisugune mürin mul maja all. Esialgu oli niisugune tunne, nagu oleks sõitnud mingisugune metroorong alt läbi. Ja see kordus see mürin umbes nii 20 minuti tagant. Mina mõtlesin alguses, väga tuuline ilm oli ja mõtlesin, et mine tea, et võib-olla tuul tekitab mingisugust mühinat või mürinat või ja ei teinud pööranud sellele suurt nagu üldse tähelepanu. Ja 2 päeva möödas ikka niimoodi, aga see mürin hakkas muutuma tugevamaks. Ja 30. jaanuari õhtupoolikul oli juba, või päeval, ütleme õhtupoolikul 6 paiku oli juba mürin niivõrd tugev ja maja hakkas värisema, et kõik need klaasid klirisesid siin kapis vastamisi ja vanem poeg tuli ka siia ja ütleb mulle ema, et see ei ole küll tuul, et see on midagi muud.
mina naersin teile, et näed, et nüüd hakkame ära sõitma, läheme koos UFO-ga minema. Ja aga see oli 30. aga 29. käis siin mul ka üks väga hea tuttav oli, üks sensitiiv, nüüd ta ei ela enam meil, elab välismaal, tema käis siin ja ütles mulle, Viivika, lähme alla keldrisse. Läksime alla keldrisse sinna, kus on see kanal oli lahti siis veel. Läksime sinna ja ta ütles mulle pärast, kui me tulime tagasi, ta hoidis nagu ennast kinni, ta nagu kõikus, niisugune tunne tal oli olnud, ta pärast rääkis. Ja ta ütles, et ta oli näinud väga tugevat, intensiivset sinist valgust sellest kanalist. Ja ta ütles mulle, et see UFO siis tõusis ülesse nagu, et oli tõusnud nagu ülesse ja noh, mis ta tahtis teha, mis eesmärgil, seda ei oska keegi ütelda muidugi. Ja siis 30. õhtul oli see mürin juba niivõrd tugev, et tõesti oli hirm ja kuna tol hetkel oli Tallinnas Kadjev, ma ei mäleta täpselt, siin ta ei olnud, ta oli ainult Tallinnas, ma tean, ta ühe korra käis mul ainult külas ja aga ta ei tegelenud siin mitte millegagi. Aga mis eesmärgil ta Tallinnas oli, ma ei tea. Aga meil oli tema telefon teada, kus see telefon, kus ta siin ööbis ja me helistasime sinna Djejevile ja Djejev ütles, ma tulen kohe. Ja veerand tunniga oli ta kohal ja siis palus meid korraks toast lahkuda, mingisugune aparatuur oli tal kaasas, selle ta ladus laua peale laiali siia, meie muidugi ei näinud seda, mis ta oli ja nagu imeväel see mürin kadus ära. Ja pärast seda mitte üks kord enam ei olnud. Aga Djejev oli ka toas? Djejev oli toas. Tema ei kadunud kusagile, aga mürin kadus ära. Aga tõesti, miks ta niimoodi mürises 2 päeva ja lõpuks olid need mürisemised nii-öelda nagu 3-4 minutiste vahedega ainult. Nii et see, kui vahed pidamata oleks mingisugune mürin olnud. Aga Djejev ei kommenteerinud seda? Ta ütles, kommenteeris küll. Ta ütles niimoodi, et poolused olid paigast ära läinud. Nii et need uurijad olid sama saladuslikud nagu see UFO siin maa sees? Paistab jah. Aga mulle tundub, et need 11 mees siit Moskva linnast suutsid teie elamise vist siin küll päris segi keerata. Keerasid. Nad tasusid ka muide ära selle keeramise kõik. Aga te mõtlete maa keerata segamini või minu elamise üldse? No, oi, elu läks väga põnevaks pärast seda. Ma pean ütlema, tänu neile ma olen tutvunud tohutult toredate inimestega ja mul on väga palju neid tutvusi tekkinud. Just, kes lihtsalt tulevad sisse, vaata, et mina olen huvitatud sellest metallist. No meie ka, aga meie oleme siit samast lähedalt, aga teil on ka väga kaugelt külalisi olnud. Oi, on küll, jah. Igalt poolt on olnud. Ja teate, alguses oli tore, ööseti tulid bussidega. Taskulampidega tulid ja tulid vaatama meid augu ääre peale ilusasti. Ja tulid siis ja väga palju tulid sisse ka, aga öösel õnneks siis ei jõudnud näinud, ainult käisid end ööseti jalutamas, mõtlesid, et nad näevad midagi siin. Ei näinud. Kas te olete ise püüdnud ka otsida kontakti nende tumedate roheliste äärtega? Ausalt öeldes ei ole. Sellepärast, eks ma natuke karda ka. Mul sõbrader ütleb niimoodi ka, et ikka, et no mis sa kardad? No mine istu ülesse. Et nad tulevad harilikult öösse kella 3 paiku. Et mine. Et kui nad hakkavad sinule lähedale tulema ja kui sa ei taha, siis ütle neile niimoodi, et ärge tulge nii lähedale, ma ei taha. Nad pidid muide alluma sellele väga hästi. Aga teate, ma ausalt öeldes ei julge. Ei ole julgenud lihtsalt üksinda, lähen nüüd ülesse pimedasse istuma sinna, ootama neid kella 3-ni, ei. Ja siin on neid ka neid, kes on näinud siin neid tumedaid kujusid, mida pidi ääristama heleroheline joonekene, sätendab kergelt ja südame kohal pidi olema piisikene, heleroheline kera, mis vilgub, sätendab ka. Mina ei näinud neid. Aga kes seda näinud on? On mul üks väga hea sõbranna. Tema nägi, nime ma ei ütle, tema nägi 3 korraga. Aga mina püüdsin ka vaadata, ta ütleb mulle, no vaata ometi, no kuidas sa tõesti ei näe, noh. Ja mina vaatan ka niimis hirmus, ei mitte midagi ei näe. Tuba oli pimeda, keskis toa enne pimedaks teha, sellepärast, et tähtsalt valges ei paista neid nägema. Aga ma ütlen ausalt, et pärast õhtul, kui nad ära läksid, oli väga imelik öösärki selga panna. Tundus nagu keegi vaatab. Ja, täitsa. Sest ega sa iial ei tea, palju nüüd siin ümber laua võid istuda. Ja võib-olla praegugi istuvad, eks ole? Ega meie ei tea ju. Mina päris tõsiselt katsin, et minu magnetofon ei lindista siin. Ja no küllap ta lindistab, ei ma ei usu, et nad midagi paha teevad. Aga kuidas teil siin televiisorid ja raadiod mängivad? Absoluutselt ei mängi. Sellepärast, et meil on kõik igasugused need aparaadid, mis on, olgu ta külmkapp või olgu ta televiisor või raadio või need esimese kuu jooksul juba midagi nendega juhtus.
noh, ma ei tea, kas see on meie tehaste viga või on see tõesti ainult minu kohal see viga, ma ei tea. Ma ei oska seda ütelda. Nojah, ja seda kummalist metalli on ju ka väga paljud inimesed katsunud, proovinud, uurinud ja mõningate käe peal on ka erilist tunda olnud. On niimoodi olnud, et ta paneb selle metallitükiks oma käe peale, hoiab paar minutit ja võtab ära ja järele on jäänud ilus suur punane läik. Aga mina ei tunne midagi. Ei sooja ega külma. Ta on nii külma perenaise endale valinud. Ei, sõbranna ütleb mulle niimoodi, et sinule ei mõju nad sellepärast enam, et sa oled läbi immutatud juba sellest. Ta ütleb mulle alati, et sa oled ise juba uhva, vaata, mis nägu sul on. Silmad pidi olema mõnikord täitsa nii uhva silmad. Ja kui te ei oleks minu kunagine õpetaja ja ma oleksin päris juhuslik reporter siin toas, siis hakkaks või uskuma. Eks ole, seda võib ka juhtuda, jah. Ei ole midagi, seda juttu ma ei usu, see on nali lihtsalt. Mis uhva mina olen nüüd. No aga võib-olla tuleb veel mõni lugu meelde siin veel, mis siin juhtunud on. Aha, ühte asja ma võin veel rääkida. Mul tuli meelde. See oli 2 aastat tagasi suvel. Mina olin kodunt ära, Minija oli kodus ja läks lapsega arsti juurde poisiga. Ja tuleb arsti juures tagasi, mind ei olnud veel kodus. Ja sõidab sealt mööda Hobekuuse teed, eks ole, siiab poole ja vaatab ette autoaknast, taksoaknast, Jeev tuleb. Täitsa nii, kui tema oli, ta oli väga šikk härra, niisugune pikk ja kogukas küllalt ja väga ilusti riides, alati väga šikilt riides. Ja täpselt tema sama ülikonnaga ja kõik tuleb meie maja poole ja Minija veel mõtleb, et oi kui kole, et Viivikat ei ole kodus, et ma ei oska hästi vene keelt rääkida, et mis ma nüüd teen. Selle mõttega, nagu ta jõudis siia meie väravani, aga samas jõudis ka Djeev meie väravani. Ja Djeev tuli väravas sisse, pani seespoolt värava kinni sel hetkel, kui Minija jõudis taksoga väravasse. Naeratas Minijale ja Minija võttis muidugi siis poisi, maksis takso arve, tuli siis Djeevi järel väravas sisse, ta nagu vahepeal ei vaadanud, eks ole. Aga Djeevit ei olnud enam. Ei olnudki. Tätsa ma tulin vaatama aia väravasse, kas ta tuli aeda? Ei ole. Aia värav oli kinni ja mitte kedagi ei olnud ei aias, uks oli ka kinni, kedagi ei olnud siin ka, nii et Djeev tuli ja kadus. See oli tema astraal. Djeev oli Moskvas, jah. Järjest rohkem hakkab tunduma, et see Djeev ise on väga kahtlane mees. Jaa, vastage. Mõnelt teiselt planeedilt või siis mõne luureteenistuse agent, kelle jaam on siia juhuslikult sattunud. Teate, mis ma võin selle Djeevi kohta öelda veel seda. Mul oli veel kunagi üks väga tugev sensitiiv üks naine. Tema kahjuks läks meilt ära, ta elab nüüd välismaal. Ja tema ütles mulle niimoodi, et tead, Viivika, see Djeev on tulnukas. Aga nüüd pärast seda, siis need Agraki poisid olid nii toredad ja ajasid mul selle kanali alt sealt garaažist kinni. Agrak, see on see meie Eestis asetsev ühing, kes tegeleb nende anomaalsete nähtuste uurimisega. Kellelt see korraldus tuli kinni ajada või oli see enda soov? Või? Mingit korraldust. Nad lihtsalt tulid mulle appi. Djeev ei andnud mingit soovitust selleks? Ei, mis te nüüd? Tema ei liigutanud lillegi enam selle heaks. Solvub, kui tahab uuesti oma auku hakata uurima. Ei, ma ei usu seda, et talle ei anta luba. See on ikka rohkem teie auk ka. Talle ei anta luba selleks, seda ei ole loota ega kartagi üldse mitte. Ja poisid ajasid selle siis kinni, eks ole, ja siis pärast seda jäi nagu alguses natuke aega vaiksemaks. Aga siis hakkas niisugune asi, kui mina käisin koolis, mina hakkasin mõtlema vahepeal, et midagi peab olema, et kas koeral on midagi viga või mis asi see on, et mul toimuvad niisugused kummalised asjad, nagu lõhutakse ära näiteks tumba, eks ole. Niimoodi on lõhutud, ma tulen koolis koju, tumba on niimoodi lõhutud, et mul on täiesti vedrud ka kohe väljas, kõik täitsa parandamata üldse ei saagi parandada, jumala uus oli, mitte uus, aga terve. Ja siis oli niimoodi, et lõigati mul kleit ilusti alt kõik narmasteks, kus kleit oli tooli korja peal, kleit ei olnud maas, koer ei saanud kääridega lõigata ka teda. Siis oli niimoodi, et vahepeal kisuti 2 patja puruks täielikult ja seda võis koer teha, aga väga huvitav, et ta esimesed 4 aastat ei ole teinud, no miks ta peaks hakkama nüüd 5. aastal äkki tegema? No mine tea.
ja nüüd kisutatakse tapeeti mul seina pealt maha, see võib ka koer olla, aga mind paneb kõige rohkem üllatama see, et kui ta esimesed 4 aastat, kui ta kutsikas oli, isegi ühtegi kingapaari ei närinud puruks, miks ta siis nüüd peaks hakkama niimoodi näiteks lõhkuma mul, eks ole? No millest äkki? Aga kas telefonil ei ole tunda, et mingi lindistamisaparaatid on peal? Ei tea. See oli paar aastat tagasi, kui need venelased veel siin olid. Siis hoiatati mind küll, jah. Et ärge rääkige väga palju, et võib olla kuuleja peal. Aga ma ei ole märganud, ma ei tea seda, ma ei oska ütelda. Kas siis ei ole ka elus tahtmist olnud siit ruttu ära kolida ja endale pisut rahulikum ja vaiksem elupaik leida? Ausalt öeldes mõnikord on küll, jah. Aga samas hakkad jälle mõtlema, et no kuhu ma ikka lähen, et see on minu kodu siin. Aga meil oli möödunud aastal niisugune vahva juhus, see oli novembris. Tulin koolist koju, ukse kell. Teen ukse lahti ja ukse taga on siis üks, no jumal minust ikka poole pikem ja 2 korda sama paks, kui mina olen mees ja üks pikk ja kõhn mees, et nemad on Moskvast, palju tervitasid Jeevilt ja tulid mind vaatama, ma ütlesin, ja palun, ma olen viisakas inimene, palusin sisse, tegin kohvi ka veel ja no siis istusime laua ääres ja siis hakkasime rääkima ja tema ütleb niimoodi, kuidas siis elate ja ma ütlesin, hästi elan ja siis hakkab tema äkki võtma mingisugust pakke põuest ja paneb laua peale. Ja mina vaatan, nüüd paneb, sest seda võtab rahapakid. Mõtlesin, kus on lugu. Rahapakid ja neid rahapakke oli nii palju, et ta ütles mulle, et siin on nüüd, mina ei lugenud neid, et ei puudutanud ka, õnneks pärast on näpujeeled peal, et siin on 190 000. Siin on volitus teie nimele 5 päevaks Moskvasse kohe Jeevi juurde. Mõtlesin, mis ma sinna lähen. No, et kõik tuleb siis ühesõnaga ära korralikult vormistada. Et nemad ostavad kohe minu maja ära ja on mulle nõus peale selle 190 000 ehitama veel 3 maja, tähendab igale pojale, mõlemale pojale, kummalegi 1 ja minule. Või, et läheme jalutame natuke meriväljal ja te näitate meile, milline maja teile meeldib, millised majad me võtame, kohe ostame nad teile ära. No, et saad, kuidas niisama lihtne kohe, kus need inimesed paneme, need paneme korteritesse. Nendel oli see asi väga lihtne. Need paneme korteritesse, aga majad saate teie endale. Ma ütlesin, jääb ära. Selle naljaga me välja ei lähe, seda me ei tee. Ja ütlesin, et pange nüüd rahulikult oma raha ka ära, et ma ei lähe siit mitte kuhugi. No ikka mõtlete ja hakkame ikka seda asja arutama. No ja nii ta piinas mind siis mitu tundi siin. Mina ütlesin, et mina ei ole nõus, aga et me tuleme homme tagasi. Ma ütlesin, palun tagasi, te võite tulla, aga et ma niikuinii kuhugi ei lähe siit. Ja õhtul siis ma ei osanud midagi muud, ma jäin üksinda koju, kui nad ära läksid. Helistasin siis härra Parvele. Härra Parve ütles, et ma võtan kohe ühendusse Eesti NSV peaprokuröri asetäitjaga. Uurin tema käest järele, kuidas see asi on, kas on mingid vahendid nende vastu. Ja siis helistasin veel Agraki poistele, nemad lubasid mulle kõik appi tulla. Järgmise päeva kell 3 pidi siis see kohtumine algama ja algaski. Agraki poisid tulid mulle appi ja peaprokuröri asetäitjaga oli mul juba õhtul jutt ja tema ütles niimoodi, et Eesti seaduste järgi ei ole lubatud üldse müüa väljaspool piiri tulnud inimestele ei maja ega krunti ega mitte midagi. No ja minul oli muidugi kergendus see ja siis hakkasime, siis nad tulid kõik siia kokku ja siis seesama Krarm Pavlovitš Tsvetajev oli tema nimi, mina küsisin veel, kuidas see Krarm, mis sees nimi see on ja tehti mul selgeks, sa oled Krasnaja armia lühend sellest. Ja siis temale siis lõpuks kell oli 9, kell 3 hakkasime peale 8:45 paiku. Ütlesin mina, nüüd on minu viimane sõna, ma ei müü, makske või miljoneid. Mitte midagi ma ei müü, ma ei tohi müüa ja kui ma ka tohiks, ma ka sellisel juhul ei müüks. Et kui ta tõesti niivõrd väärtuslik on, siis materjal, mis siin maa sees on, et las jääb meie vabariigil on seda rohkem vaja kui mingisugusel Moskval, eks ole? On ju õigus? Jah, nende laevade omanikel võib-olla tekib ka väike tänutunne meie vabariigi vastu. No, ma loodan, et tekib. Kindlasti tekib. Sest ega nemad ei taha, et neid segatakse kogu aeg ja mingisuguste välismaalaste poolt veel. Aga mis sellest kõigest siin saab nüüd? Kas ta nüüd uuritakse edasi või paigale või? Paigale jääb ta nüüd kindlasti praegu, aga ega teda praegu edasi vist ei uurita, ta on, nagu me ise räägime siin, ta on nüüd konserveeritud. Ta ootab paremaid aegu, me vaatame, kuidas olukord kujuneb.
meie vabariigiga, eks ole, sellepärast, et kui ta tõesti on väga väärtuslik, siis on seda vaja ju meile kõige rohkem, mitte Moskvale, eks ole. Aga veel selline küsimus, et kui me teda kätte ei saa, siis ta võib olla ju väga väärtuslik. Või on mingid sellised võimalust, et teda saab kätte või kuidagi temaga ühendusse astuda? Mina usun, et teda saab kätte. Sellepärast, et küllap ei olnud veel õige aeg. Võib-olla isegi, kui kunagi tuleb õige aeg selleks, et ta siis ehk ilmutab ennast ise. Aga äkki teeme liiga, kui hakkame ennem aega? Me ei tee talle liiga. Me teeme kõik selleks, et mitte liiga teha talle. Me hoiame teda. Jääme lootma. Loodame. Mis te arvate siis selle UFO olemasolust siin Meriväljal? Mina arvan tegelikult, et on olemas, sest üldised arvamused ka teistelt inimestelt näitavad, et juhtuvad siiski eriskummalised lood siin, millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks siin toas on kindlaks tehtud, et ka siin põrandal miski aeg-ajalt annab endast märke. Näiteks kui arvestada loomade tundlikkust või ülitundlikkust, siis kass näiteks sellel kohal üldse viibida ei taha, kus näiteks siin üks vastasistuja praegu on. Laulik ja Meelind istuvad jälle halva koha peal. On päris hea siin istuda. Kas Merivälja on nüüd siis mõnevõrra erilisem või mõnevõrra selline müstilisem rajoon kui mõni teine Tallinna rajoon? Võib-olla tõesti selle niinimetatud UFO tõttu. Nüüd on nagu kuidagi tagasi tõmbunud, aga siin mõned aastad tagasi oli see üsna nii-öelda käidav koht isegi turistidel, kes käisid siin vaatamas ja uudistamas ja minultki on küsitud teed sinna sellele objektile. Kas teil kadeduse tunnet pole peale tulnud, et naabrinaisel on UFO ja teil ei ole? Ei, kadeduse tunnet ei ole, aga ega ma päris kindel ka ei ole, et need juured siia ei ulatu.